No nüüd Tele2 nädalavahetused on väga lõbusad nädalavahetused. Mina ootan seda kogu aeg, tõesti. Ma mõtlen, 1 kuu veel oodata, okei. Paus 5 minutit. Me oleme siin tegelikult nagu kõik aasta või kaua me olime juba koos teinud seda asja, kui nüüd Jelena meiega liitus. Я пришла поддержать своих родителей, и так получилось, что я сидела, я даже не ожидала, что меня примут и что мне придется проходить кастинг. Но самое интересное это то, что ко мне подошли, всучили мне в руки бумажку со сценарием и сказали: давай, попробуй. Kas kostab läbi? Пап, ну не надо, а? Ну не надо. Дося, все нормально, все нормально. Песни весело шагать по просторам, по просторам, по просторам. А как же рождественские скидки? Хорошо. Пусть будет кастрюля. Огромная, как скидки. Незнакомые люди, мы познакомились практически здесь на площадке, вот. А сейчас, как раньше говорили, год за 2 идет, да, так у нас тут каждая минута идет, наверное, за день, а может быть за неделю знакомства. И... Lee ta peaks olema natukene selline naiivne, selline hipitüdruk natukene. Väga hea. Aga nüüd proovi need lihased kuidagi punni ajada. Mul ei ole lihased. Pinguta. Mis see on? Arve. Sa kirjutasid mulle arve. Lee on selline natukene pilvedes hõlju, siis Marks tema elukaaslasena peaks siis olema selline 2 jalaga maa peal tüüp. Kus sa olid? Enamasti läheb Marksil Kenniga mingisuguseks lõõpimiseks kõigis osades ja väga sellist nagu korralikust välja ei tule. MP3 mängija, palun. Ava pudeleid. Palun. Äkki oled targem ka? Kuule, tead jää õige vai. Üksikud osad on olnud, kus ma olen nagu see korrale kutsuja olnud siis. Raamatut loed. No jah, siis kui te mind selle kuradi apelsiniga loopisite. Apelsin. Karumemmi. Hea küll! Ma olen niisugune vähe juhmim võib-olla. Pannkooke ja moosi jõgib. Lihtsalt suurepärane. Komeedikomm on üksikult päris hea teinekord. Aga siin kui ära süüa 0,5 kilo. Kui järgmist klippi meil on tegema, siis võib süda päris pahale. Mida ma olen söönud on moosi. Kummes sinu kavaler on? Mina. Krõpsu. Kohe. Praekartuleid. Ega üks hea asi teisele liiga ei tee. Mina küll söön. Verivorsti. Maailma parim jõulutoit on ikka verivorst. Õuna. Мне почему-то кажется, что вот именно Мария, она воспринимает моего сценического папу как ребенка. Вот у меня такое ощущение, что вы его воспринимаете не как мужа, а как ребенка. Вот даже как будто у вас 2 детей, нет? Чего? А что? Папочка, это у меня супер папа. Он немножко такой
консервативный человек, то есть с какими-то своими взглядами, а вот все-таки Мария, она так более раскрепощенная, более такая вот. Ну, папа! Ник, ну это же традиция! Или ты что, против традиций? Selle enda nägemisega alguses oli küll niimoodi, et ukse nurga tagant niimoodi piilud, et kuidas on ennast telekast vaadata. Sa vaata, kuidas tolmab tee, kui kappab minu hobune. Ta kasvab päris pilluke, kui kappab nagu segane. Me tahame ka trenni tulla. Palju maksab? Palju. Okei, siis me teeme ise. Tšiki-piiti. Ise ei teagi parasjagu, mis osa eetris on. Et inimesed tulevad, et mingid võtavad mingi fraasi mingist sellest episoodist, siis alguses ei saagi aru, et jah, mida saite juba kõik arved makstud või? Vabandust, ma ei tunne sind, millest sa räägid? Ei, ma siin vaatasin seda 39. episoodi, saatsin, tore oli see. Kuule, keegi on kõik meie arved ära maksnud. Elektri ja vee arve ka. No kõik. Inimesed me tõesti ei tea nagu kõiki neid minuti hindu ja telefonide hindasid nagu peast, et ei ole mõtet küsida, et mis see viimane pakkumine siis on? Ma ei tea. Mulle tuli üks vanaproua tuli minu juurde oma telefoniga. Nii, sina kindlasti tead. Palun nüüd näita mulle, kuidas siit telefonist käib see asi, et kuidas ma saan seda sõnumit sellele saata. Ma ei tea, ma ei tunne seda telefonitüüpi, tõesti. Kvaliteet on sama. Milleks maksta rohkem? Küsimus kõikidele teile, kes ei ole mõelnud oma mobiilioperatori vahetamisele. Tele2 Roki. Tele2 siis tegi meile mingid jõulukingitused ja mingid värgid, et me saime endale telefonid. Ja siis sellega juhtus midagi, et ma mõtlesin, et läheb viin selle sinna mingisse esindusse, garantiisse. Ja siis, aga mul mingit ostumüügi tšekki või mingisugust konkreetset paberit ei olnud. Tasuta ei saa mitte midagi. See on nagu pikalt seal jaurasime, sest meie ei saanud aru, et vabandust, aga Tele2 ei saanud tasuta telefoni ära. Et mis nüüd, see ei ole võimalik. Mõtlesin, et aga mulle anti, aga mismoodi? Siis täpselt, et Anu istus üle laua, aga meie kõrval oli siis minu plakat mingi. Siis ma ütlesin, et mulle andis Tele2 selle pärast nagu telefonit, mul on see poissi plakati pealt. Siis ma ütlesin, oi, vabandust, jaa, ei, kõik on õige. On ju ilus värv? Mulle täitsa meeldib. Meeldib. Ja siis ma värvin edasi. Üks sõber rääkis mulle, kuidas ta kõndis tänaval ja siis käisid mingi 3 sellist, ütleme 4.–5. klassi poissi kõndisid omavahel niimoodi koolist koju või mis iganes ja siis üks räägib teisest, kuule, sa oled näinud seda telekast reklaami. V8. V6. Ei, V8. Okei, võtsid. Kaamera. Ja tule. Ei saa. Tule ise. Proovi ise tulla. Proovi ise tulla. Sada verda vaatad pealt. Okei, vaikus. Kaamera. Мне интересна работа каждого, кто работает на площадке, и актеров, и звукооператоров, и операторов, и режиссера, и всех людей. И что мне особенно здесь вот интересно, что я новое почувствовал, когда я работаю со всей командой вместе. Мы все семья, не только мы трое. Tele2! Зачем платить больше? Tele2! Milleks maksta rohkem?